Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 19. mai. Geeniuse digisaade on siin, saatejuhid on Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe. Aga lisandub meile täna saatesse veel üks külaline, sest me räägime pikemalt seekord elektriautodest. See on meie hingel niikuinii on kogu aeg ja lähme natuke teemasse süvitsi, mis on müüdid ja elektrifitseerimise viimased probleemid. Aga uudistest räägime sellest, kuidas Google Mapsi andmed, mis on teie kohta salvestunud ja aastate jooksul on nüüd kadumaas või kadunud. Ja räägime ühed ikooniliste kõrvaklappide uuest väljalaskest. Selline saade on täna tulemas. No nii, alustame võib-olla siis sellise veidra uudisega, mis mõnes mõttes, kui teie meid kuulate nüüd meie podcasti, võib-olla isegi paaripäevase hilinemisega, siis te kirjute, et miks me alles nüüd räägime. Teisalt, võib-olla teie jaoks on see väga aktuaalne uudis Google Mapsi kohta, sest et kui te olete Google'i kasutaja ja kes tänapäeval ei oleks, siis olete ilmselt saanud ka teavituse selle kohta, et Google Maps muudab siis seda, kus hoitakse teie salvestatud asukoha andmeid. See on siis ajaskaala on vist see, on selle inglise keeles välja on see timeline, kui keegi ei kasuta. Inglise keeles timeline, just eesti keeles ajaskaala. See näitab seda umbes, et sa saad käia päevase või mis iganes intervalliga ja vaadata, kus sa oled olnud Google Mapsi peal. Ajajoon on vist ka selline termin, ma ei teagi, mis ta eesti keeles on. Ajaskaala. See on väga halb tõlge. Mul on eesti Google Maps ja mul on kirjas ajaskaala. Just, ma ise nimetaks ka seda ajajooneks, aga praegu nimetaks ajaskaalaks just sellepärast, et kuna Google seda ise kasutab, siis on lihtsam leida, eks ole. Ja, no see kõik muidugi, nagu Hans ju ütles, et võib juhtuda, et me sellest täna räägime, see kriitiline kuupäev on 18. mai. Ja siis, kui te enne ei vali, siis seda kus kohas andme või ma saan aru, et sa pead valima, mis seadmes sa soovid oma andmeid siis säilitada, sest et neid globaalselt enam ei säilitata või ei säilitatud. Vanasti oli see automaatselt sisse lülitatud, et kes avastas ühel hetkel, et vaatas oma Google Mapsi seda ajaskaalat ja siis oli selline tore võimalus käia läbi kõik oma eelmise suve käigud ja kus sa oled reisinud, mis tekitas nagu kõhedust ja ühel hetkel siis... Kas tekitas sellest kõhedust, et kus ma käisin? No, et selles mõttes, et nii täpselt on üks ettevõte nagu mind jälitanud. Ma mõtlesin, sul tekkis selles mõttes kõhedus, et kus ma eelmisel suvel käisin. Ja võib-olla ka see, et mis eelmisel suvel juhtus. Teab, mida sa eelmisel suvel tegid, jah? Keegi teab, mida ma tegin eelmisel suvel. Ja see on siis nüüd ühel hetkel muutus see sisse välja lülitatavaks. Minul näiteks on see välja lülitatud. Mind ennast see probleemi puuduta, aga samas on inimesed, kelle jaoks on see nii-öelda osa digitaalsest ajaloost. Ja hiljuti siin suvel vist juhtus see, et Google kustutas kogemata ära mingi hunniku nendest andmetes osatud inimestel ja siis ikka Reddit oli hala täis, et tema 10 aasta mälestus on kõik kadunud, ta ei tea, kus ta käis oma sõpradega, ta enam ei ole. Nii et just, et paljud, kes sellega harjunud olid, võiks olla nüüd väga pettunud. See on huvitav näide selle kohta, et mitte, et inimesed ei muretse, et miks meetri täpsusega minu asukohta või kuskil suurkorporatsioon salvestab, vaid et miks ma ei saa seda ise nüüd sealt jälgida. No siin vaata, võiks ju natuke paralleeli tõmmata, olgu, et see on meelevaldne võib-olla mõnes mõttes, aga see oleks natukene umbes sama, et sulle saadetakse kogu aeg siis kusagilt Google Drive'ist või fotodest teavitusi, et kuulge, et kas sa oled juba valinud koha, kuhu oma kõik fotod salvestada, sest need kustuvad meil siit meie serverist nüüd ära 6 aja pärast ja siis paljud inimesed ei panegi tähele ja siis lõpuks avastavad, et et kõik minu fotod on nüüd kadunud pilvest ja siis nad enam kindlasti üldse ei rõõmusta. Selle kohta on olemas president tegelikult, see ei olegi nagu selline ulmelugu jah, sest et oli olemas, tegelikult on olemas siiamaani selline kunagi väga populaarne pildi salvestusteenus nagu Flickr ja Flickr ostis ära siin 10 aasta tagasi praeguseks juba vist üks teine firma, kelle nime mul praegu meelde ei tule ja kui nemad Flickris kunagi lubas, et see tasuta konto, mis on mingisuguse mahupiiranguga, nagu ikka on igavesti, eks need pildid seal alles. Või äkki neile oli veel see, et kui see pilt ei ole mingi suurus, siis on see piiramatu. Ühesõnaga see oli väga hea viis piltide varundamiseks. Ja see ühel hetkel nad ütlesid uue omaniku alle, et nii, et nüüd enam ei saa, et nüüd on see, et kui teil on üle mahu, siis me kustutame selle üle mahu ära, eks ole. Ja seal on nüüd
reaalses elus juhtus see, et mingitel inimestel kustutatigi ära ja mingitel inimestel on saanud viimased 7 aastat teavitusi, et sa oled üle piiri ja kohe kustutame, aga tegelikult ei ole kustutatud. Nii et fakt on see, et need endised lubadused, et pakume teile X summas või piiramatult või X mahus andmeruumi ja siis ühel hetkel nagu tehakse kannapööre ja kui sul on ikka seal nagu väga palju neid pilte ja videosid, mille sa oled lootnud, see asi on nagu väga kurb, eks ole. Et seda on juhtunud, jah. No ühesõnaga, siin on lihtsalt 2 niisugust vastakat maailmavaadet saavadki siin kokku, et üks on siis see, oi kui paha on, et kas minu andmeid, pilte ja ajaskaalat jälgitakse või teine on see, et oi kui tore, et kõik minu ajaskaalad, pildid ja on alati olemas ja ma saan need igal pool lahti teha vanaema ja vanaisa juures. Et need ongi nagu vastandlikud suhtumised natuke. Aga täpselt sel põhjusel võib ka olla veel see tähtaeg küll nagu möödas 18. mai, aga kelle jaoks need see ajaskaala, ajatelje andmed on olulised, siis tegelikult igaks juhuks võiksite üle vaadata, et äkki on need alles kustutamata ja te saate siis need. Tõenäoliselt on, et Google ei kustuta neid nagu 1 päevaga miljoneid, eks ole, et see võtab ikkagi aega ja võib-olla nad ikka natukene ka tähtajast alates nagu pidurdavad igaks juhuks ja keegi veel ärkab hiljem. Nii et jah, tasuks üle vaadata kindlasti. No kuulge, räägime siis ka korraks äkki Sonydest või kui inimestele ütled Sony klapid, siis ma tahaksin pakkuda, mul küll andmed ei ole, aga enamikele inimestel olevad vähe suured üle kõrva käivad klapid, mis on XM tähisega olnud ja mille põlvkonnad on siin sama tähtsad kui, ma ei tea, iPhone'i põlvkonnad või? Muutusi on vähe, kõik ootavad järjest uut põlvkonda. Need on XM6 siis väljas. Ja minu suureks üllatuseks aeg lendab ja XM5 väljatulekust möödas 3 aastat, see tundus nagu alles hiljuti. Et selles mõttes ikkagi aeg on lennanud kiiresti ja uut mudelit oli ilmselgelt võib-olla vaja. Ja uus mudel tundub, et on ka parem. Eks me saame nagu heli ja mürasummutuse selle koha pealt kommenteerida siis, kui me oleme need ise proovinud, eks, mis ei võta väga kaua aega, nagu Lendist ütles. Siis tegelikult mõned muudatused on päris nagu huvitavad, et kõik räägivad seda, et mugavamad on kui vanasti. Ja 2 nagu see silmapaistvat muudatust on see, et minu kõige suurem miinus minu jaoks XM5-ga võrreldes eelmiste mudelitega on nüüd parandatud, ehk siis see, et XM5 ei saanud väiksemaks kokku voltida, et ta taskusse mahuks või kotis vähem ruumi võtaks. Siis nüüd saab XM6 saab uuesti kokku voltida nagu vanu mudeleid, mis on väga mõnus, et palju nagu reisid. Ja teine suur muudatus on see, et väga palju ka mina olen seda kogenud, seda probleemi, et vasakul pool oli Sonyl 2 nuppu, üks neist on toitenupp ja teine on siis mürasummutus sisse-väljalülitusnupp, mis olid väga lähedal üksteisele väga sarnasest. Nüüd on see sisse-väljalülitusnupp on suurem, ümmargune ja süvistatud, ehk siis seda enam valet nuppu vajutada põhimõtteliselt ei ole võimalik, mis on tegelikult nagu väga hea muudatus. Ja no muidugi miks neist klappidest üldse olla siis, kas siin nii õhinas või miks nendest tegelikult on tõesti tehnikavaldkonnas siin palju räägitud eelmisel nädalal, et need Sony üle kõrva klapid XM-seeria on olnud läbi aastate sellised ikkagi üsna kas just kõige paremad, aga kindlasti väga hinnatud paljude seas just oma sellise hea kaalu, väga hea mürasummutuse ja ka hea heli poolest. Olgugi võtta see heli on nüüd selline koht, kus mina jään natuke eriarvamusele, et need XM-id on olnud kogu aeg üsna sellise võib-olla liiga igavalt isegi igava heliga mõnes mõttes ja nüüd need uued XM6 puhul küll Sony toob nüüd välja juba sellised argumendid, et raske on nüüd vaielda, et kui ma pärast ütlen, et need XM6 kõlavad nõmedalt, siis järelikult olen mina loll, on see lühike kokkuvõte, sest Sony ütleb nüüd, et XM6 heli on ikkagi tuuninud siuksed maailma nimega masteringi mehed kusagilt New Yorgi stuudiotest ja keldritest ja pilvelõhkujatest, kes on siis nüüd teinud kõik selleks, et XM6 peaks siis kõlama nii hästi, kui üldse on võimalik ja enam paremini ei saagi ja väga sellised intrigeerivalt ambitsioonikad väited. See on huvitav võrdlus mõnes mõttes mitme asja poolest, et esiteks on see, et huvitav on võrrelda siis seda, et kumma tootja klapid on rohkem paremaks läinud heli poolest, kas XM6 või need klapid, mis on praegu peas on, millest ma ilmselt siin järgmine nädal võib-olla saan rääkida ja võib-olla ka saan Gleniga jagada, et ta saaks ka rääkida neist. Kas sa reedad ka kuulajatele, millest räägid? Powers & Wilkinsi PX7 S3, mis on palju paremad kui eelmise aasta S2-d, et selles mõttes minu kõrva jaoks eelmise aasta mudel mul üldse ei meeldinud ja kui ma tegin siin eelmine suvi mürasummutavate suurte klappide testi, siis need jäid viimaseks, siis praegu ma neid ilmselt viimaseks ei jätaks. Aga XM6-sid me ei ole veel kuulanud, eks on huvitav kuulata, et kuidas siis erinevus on, aga
ja muidugi Bose'iga oli ju sama lugu, et kui ma tegin seda sama testi, siis Bose'i viimased QC Ultrad on vist veel parandab mind, kui ma eksin, olid ka eelmise mudeliga võrreldes heli poolest läksid palju paremaks. Nii et kuidagi selline viimase aastase trendiks muutunud, uued mudelid tulevad kõik nagu selgelt parema heliga kui sama tootja eelmised mudelid ja selles mõttes see vahe on suurem, et näiteks XM3 ja XM4 vahel see heli vahe ei olnud kuigi suur. XM5 ja XM4 vahel oli ta suurem, eks ilmselt nüüd see XM6 ja 5 vahe võib-olla saab olema veel suurem. Et eks me siis näe seda. Aga jah, kerged on nad tõesti. Sony üritab seal hoida ja õigustatult enam-vähem ilmselt ikkagi sama käekirja, et ega nad ei saa nüüd põhimõtteliselt nendest XM6-test siis äkki välja võluda MDR750 QT heli, et siis jookseksid võib-olla paljud kasutajad kohe karjudes minema. Nii et noh, küsimus ikkagi jääb ka selleks, et mida me selleks heaks nagu nimetame. Aga see on nagu maitse asi, et kusagil jookseb jah see piir, et kas siis kelle jaoks on võib-olla hea selline naabri juurest kostev bass ainult, millest me oleme palju rääkinud või ja kelle jaoks on midagi muud. Aga igatahes jah, enne ei ole Sony sellist heliväidet oma nende klappide puhul lauale löönud, et ilmselt siis tõesti ikkagi võeti sellised heliprofid siin natukene mängu ja midagi lasti neil teha. Nii et tegelikult väga endiselt, nagu ma kordan ennast, selline ambitsioonikas väide, et sellised kõvad tegijad on siis just seda heli poolt seal keeranud. Ja väga huvitav oleks, ma lisan siia ühe mõtte veel ka, et nüüd XM6-ga ka Sony ütleb, et neil on mingisugune AI lahendusega mikrofonisüsteem, siis selle kõne. Mikrofoni on ulmeliselt palju ja ennem oli, kas oli 6, nüüd pidi olema 12, kui ma ei eksi, need, mis siis müra summutavad või oli vastupidi, et mingi mikrofonide arv tal väga suurenes just, et kõne muutub väga selgeks. Just, et siis seda müra summutada, mis siis tuleb sellest kõnest, mida sa räägid näiteks. Ja müra summutuse ja kõne siis selle isolatsiooniprotsessor on 7 korda kiirem kui eelmine. No, need on kõik ilusad numbrid on ju ja ma tean, et turundusosakonnad teevad kõvasti tööd nende asjadega. Aga võib-olla me peaksime ühel hetkel ka hoopis tegema ühe kõrvaklapi ülevaate mitte selle heli osas, mis sealt kostab, vaid mis heli jääb näiteks kõneledes teisele poolele kosta. Ma testin seda alati igasuguste klappide puhul ja see oli ka tegelikult minu selle võrdlustesti üks osa, et kuidas see kõnekvaliteet on ja tulemused üllatavad, et need, keda... Üllatavalt ikkagi halb on see sõna seal. Üldiselt on kõigil üllatavalt halb jah, ja teine asi muidugi see, et need, keda üldiselt kiidetakse muidu heli poolest on üldiselt väga halvad ja need, keda ei kiideta, on vastupidi üllatavalt head, eks ole. Ja Sony sai minust seal ka tegelikult ju XM5-ga ühe parimatest, mitte parima tulemuse, aga parima parandaja tulemusega, siis XM4-ga võrreldes on mikrofoni kvaliteet XM5-l oli kõvasti parem ja nüüd XM6-l ilmselt on siis veel parem. Ausalt öeldes ei saa mina sellise mitte insenerina üldse aru, millest saab nii halb olla? Millest saab nii halb olla, et milles on see probleem, et kas see on mingitest standardites või on see, et kas tegelikult kõrvaklappidel füüsiliselt juba ammu nendel kõikidel, mis müra summutavad, nendel on ju piisavalt kvaliteetsed mikrofonid, et aktiivset mürasummutust üldse teha, selleks sa pead ju vastandfaasi keerama välismüra, selleks sul peavad olema head mikrofonid. Et see, et heli kostab nagu läbi porgandist tehtud makaroni, see ei ole ju seotud kuidagi nende kõrvaklappidega, mikrofonidega, et seal jääb nagu mulje, et kas see on siis mingi ribalaiuse teema või mingi pakkimise teema või et noh, me võiks ka vabalt saateid salvestada ju selliste kõrvaklappide ja mikrofonidega, aga siis me kõlaksime kõik nagu helistaksime kauge kõnet Antarktikalt. Nagu mingite asjade puhul see on nii jah, et näiteks ka samamoodi mina olen imestanud selle transparency eks nii-öelda välise heli läbikostvuse puhul, et kõik seda teevad ja püüavad parandada mudelist igal aastal uus, eks ole, ikka nad ei ole sama head, kui on Apple AirPods Pro 2, eks ole, ja ometigi see ei tohiks olla nagu raketiteadus. Samamoodi vaatame arvutimaailmas, kuidas nagu Windowsiga masinad ei saa kuidagi moodi nagu endale sellist akukestvust kui Apple, kuigi see ei tohiks ka olla raketiteadus ja 10 aastat mööda läinud peaaegu, vähemalt 5, eks ole, et nagu oleks aeg õppida, aga ju siis ei suudeta. Ma just mõtlen, et teistpidi kõikidel nendel kõrvaklappidel ikkagi on kvaliteetsed mikrofonid olemas tegelikult. Tarkvarasuse küsimus, jah. Muidu nad ei saaks üldse seda mürasummutustki teha, rääkimata ka sellest läbikostvusest, et nad püüavad seda heli kinni küll, et see jutt jääb sellise imeliku makaroni soundiga, ma ei oskagi paremat terminit öelda. Tihti tuleb ka ju täiesti nagu nii-öelda padja alt, eks ole. Noh, seda võib ka ju juhtuda, aga et ta nagu lihtsalt on nagu telefonikõne, et see on kummaline, et see ei ole võib-olla isegi seotud siis kuidagi
nagu kõrvaklappide füüsilise või tarkvaralise, ma ei oska öelda, insener-konstruktsioonilise ehitusega, vaid seal on mingisugune muu probleem. Ilmselt on see ikkagi see, et millist Bluetooth koodekit kasutatakse, kuidas ta ribalaius on. See ilmsellega, et jutu jaoks nad kasutavad mingit hoopis teist asja kui heli edastamiseks ja seal. Seda on kuidagi väga kokku pressitud, sest mõnikord pean ma tunnistama, et ma olen seda aeg-ajalt autos kuulnud. Nimelt, kui sa ühendad oma telefoni või mingi seadme ära siis autoga, Android auto ei puutu siin isegi asjasse, siis mõnikord juhtub, et telefoni ühendu ära nagu läbi selle, mis selle profiili nimi on nüüd, mis heli edastab, mul on selle ühendu. AD2B, eks ole, on see, ta ühendab läbi selle kõneprofiili. Selle kõneprofiili ühendab ära just. Ja kui ta ühendab telefoni autosse läbi kõneprofiili ja sa hakkad juhtumisi muusikat kuulama, siis sa saad aru, kui see jube see on. Et tegelikult ma arvan, et äkki siin on hoopis kühvel või koer või mis asjad need maetud olid just selle koha peale, et see sama kõneedastus kõrvaklappidest kasutabki seda sama õnnetut profiili ja see tõmbab kõik alla. Minul on sama mure tihti oma siin selle podcast salvestus mikrofoni ja Windowsiga, kus ta üritab vaikimisi ühendada profiiliga kõneteenused, mis on ka kõvasti kehvema helikvaliteediga kui nii-öelda see tavaline mikrofoni kanal. Just ja see kõneteenus ongi just sagedused minust ülalt poolt mingisugust 3000 või 4000 või mis iganes hertsi lihtsalt lõigataksegi ära, et ribalaiust kokku hoida. Ja sul on alati käsitsi vaatama, kas ikka läks õige see nii-öelda süsteem, eks ole. Aga nii on jah. Üks asi muideks, mis on veel huvitav, mis XM6 puhul on see, et neil on häälkäsklused esimest korda siis Sony ajaloos. Aga naljakas oli see, et selleks, et häälkäsklusi kasutada pead, sa kõigepealt ütlema hey headphones. Mitte ei oli, vaid ja mis on nagu kõige jaburam ja keerulisem ja ebamugavam selline hotword üldse, eks mis olemas on. Et Samsungi pisikestest kõrvaklappidest me siin kunagi rääkisime, kui nad välja tulid ja nendel ei pea üldse mingid hotword, ütleme lihtsalt volume up, volume down ja töötab, eks ole. Et ma ei tea, miks Sony võinud sama asja teha. Varsti hakkame rääkima kui kodumasinatega niimoodi, kui Sony sellist asja jätkab. No aga saame näha, kui see meile kõrvade peale jõuab, saame kuulda. Ja tõmbame siis uudistrubriigile siit joone all. Lähme saatega edasi pikema järgmise teema juurde ja tähelepanelikult kuulajad on niikuinii kuulnud, et me ei suuda automotiivsetest tehnoloogia uudistest hoiduda ja räägime neist siin pea iga saade või iga kuu ja kuulajad on mul ka tähele pannud, et siin on kosta, et meil on põhjust külla kutsuda ühe autobrändi esindaja, kelleks täna on Kristjan Salak, Volkswageni Eesti piirkonna müügijuht. Tere Kristjan. Tere. Tere tulemast saatesse, no tahame sinuga rääkida autode elektrifitseerimisest, sellest tehnoloogia poolest. Aga sa oled Volkswagenist. Volkswagen on rahvaauto, ajalooline bränd, juba selline kättesaadav igaühe lollikindel, töökindel, selline liikumisvahendi nagu sümbol. Kas selles elektrifitseerimise ajastus, kui kaugel nüüd Volkswagen oma selle mudeliriviga on, eks põhimõtteliselt on olemas elektriautod iga sellisele nõudmiste ja hinnatundlikkusega kliendil olemas Volkswagen, et see elektrifitseerimine on rahvaautos ära käinud. Ütleme niimoodi, et see on täies järgus veel, et paar tükikest puslest on veel puudu, et ma arvan, et siin kes võib-olla elektriautodest loeb uudiseid rohkem, et on näinud, et meil on uued väikemudelid välja tulemas ID1, ID2 ja ID2X, mis siis on tõesti rahvaautod, et kus siis ID1 puhul me räägime 20 000 eurosest autost, ID2 siis 25 000 eurot, et võtame niimoodi, et tänapäevast keskmise auto hinda võttes arvesse, et see on täiesti siuke taskukohane summa. Kas need on mingid ideeautod või päriselt juba nagu tulemas ka Eestisse tänavatele mingi hetk? Need on tõesti, et ID2 ma nüüd võin mõne kuuga mööda panna, aga see peaks tulema kuskil siis 26. aasta lõpus. Ehk siis see on meie see 25 000 euro auto. See on väga huvitav segment tegelikult, sest et väiksed ja taskukohased sõidukid on kuidagi nagu mingis mõttes alati ägedad. Ma mäletan ja isegi olen palju sõitnud sellise ühe pioneeriga, mis oli siin 10 aastat tagasi ja Glen, sa tead seda väga hästi, Volkswagen E-uppi. Siis tuli ju mingi aeg hiljem tuli välja Honda oma selle pisikese, kas oli Honda E lausa või? Peaks olema küll, jah. Jälle sellest seeriast, mis on siuke väike, nobe ja kättesaadav, kuigi see võib-olla Honda kohta ei kehtinud väga. Ja nendes mudelisegmendis või üldse elektriautode osas ma ütleks, et selle
selles mõttes on see kuidagi natuke ebaühtlane see jaotus üldse, et hinnad on ju nii palju üles kerinud, et kuidagi ja noh, see on ka müüt ja mõnes mõttes ka tegelikkus, et paljud elektriautod ongi väga kallid ja nad kipuvad olema väga suured. Siis nad sõidavad kaugele ja siis nad on jälle suured ja nad on ka võimsad ja siis nad on jälle väga kallid. Et kui sa lähed nagu hinnas hakkad allapoole tulema, siis seal kusagil tuleb nagu sihuke kerge tühimik, nagu mulle tundub ette, et kui sa võtad täna sellise ütleme hea väikese elektriauto, ma ütleks just, et Volkswagen ID3 on just selline hea väikse auto ja suutliku auto ja selline sünonüüm, aga kui sa hakkad nüüd veel allapoole vaatama, see ei ole ka ju väga odav, siis on kuidagi nagu selline vaakum on vale sõna ja siis hakkavad sealt juba riburada pidi vastu tulema hoopis hiinlased, et mulle meenub esimene sama GVM-i Ora, eks ole, mis seal platseerub ka kusagile 25,000+ kanti ja jääb nagu puudu sellisest just nagu sellisest 30 000 segmendist või natuke allapoole, kus oleks nagu päris auto, või nagu hea auto, et selles valguses see ID2 ja see suund, kui sa seda mainid, tundub väga palju lubav. No ütleme niimoodi, et Euroopa vaates on see ID1, ID2 on pigem rohkem teemaks. Ja siin tegelikult tasub ära ka mainida, et see ID1 on nagu selle e-api hingeline järeltulija, aga sisustuse lahendus või siis salongi lahendus on tegelikult Volkswagen Polo suurune, et ta ei ole enam nagu see pisi auto, et nagu ostukäru ja ID2 tegelikult tuleb meil Golfi suurune. Aga mis nagu eestlaste puhul rohkem mängib rolli, et meile meeldivad need kõrged autod, et just see ID2X siis, mis siis on väike maastur. Ja tegelikult siin me näeme rohkem nagu seda, et Baltikumis ja eriti Eestis oleks nagu neid ostjaid, et kui me räägime alla 30 000 eurosest väikesest maasturist, täiesti reaalne asi. Ja sa mainisid ka siin need suured akud ja kõik, eks inimestel on see, kuidas ma ütlen, see range anxiety see on nagu see üks müütidest ka, et elektriautod nendega ei saa kuskile sõita. Et kui päris aus olla, ega tegelikult kui sa vaatad ka sisepõlemismootoriga autosid, igaks asjaks on oma tööriist, et sa võtad selle pisi auto, tal ongi väikene paak, ega sa temaga pikalt ei saa sõita. Okei, sa lähed tangita täis siin-seal. Aga ikkagi sõidad mistama 300 kilomeetrit läbi ja need elektriautod on, need pisiautod on täpselt samamoodi projekteeritud, et vastavalt vajadusele, et kui sa saad linnaautoga sõita 250 kilomeetrit maha vähemalt, see on ju täiesti arvestatav sõiduulatus. Ja Eesti-suguses riigis eriti on ju. Ma saan sellest jutust aru, et ID2 puhul ka need akumahud siis jäävadki sinna kusagile 40 kilovatt-tunni kanti või umbes pluss-miinus. Seal on ka mitte ainult see, et mis see aku mahtuvus on, aga see, et millest see aku on tehtud. Sest et see ju määrab väga palju ka auto hinna, et kui me kasutame neid nii-öelda kalleid tipptehnoloogiaid kõigi autode peal, siis me maksamegi mingisuguse pisiauto eest 50 000 eurot. Et see nagu ei ole tegelikult ju mõistlik. Mis need akutehnoloogiad on või ütleme, mis on kallid ja mis on vähem kallid? Eks mis siin tänapäeval on nagu kasutatud akud, mis siis põhinevad erinevatel liitiumikeemiatel, koobaltitel ja nii edasi. Aga on ka tulemas raua või tegelikult juba on osalt kasutus on ju raual põhinevad akud, mis siis on hulka soodsamad. Aga nende siis see energiatihedus on väiksem jällegi. Aga üldiselt, et ma olen alati ka öelnud, et kui ma olen aastaid ja aastaid olen autosti müünud, et ma olen ju kunagi automüüja ka olnud. Alati olen nagu soovitanud inimestele, et palun võtta auto, mis siis vastab sinu vajadustele, et täpselt samamoodi neid autosid ehitatakse vastavalt vajadusele. Ma tahan korra haarata sõna otsast kinni, sest see on just see, mis sa ütlesid. Kas ei ole kogu elektrifitseerimise juures see nagu väike konflikti koht olnud, et miks on ehitanud enne kõik need suuremad SUV-d, mis on tohutu suurte akudega, sest inimesed mitte ei ole tahtnud osta elektriautod, mis neil vaja on, vaid see, mida sa mainisid, see hirm, mu aku saab tühjaks, range anxiety mõjutab ostuotsust. Inimesed tahavad osta suurema akuga autot, siis enne kõik arendatakse suurema akuga autosid, kuigi meil vaja oleks, nagu sa ütlesid, piisaks väikesest. Aga vaata, siin on teine pool on see ju, et nagu mainisin, et või siis eelnevalt siin, kui rääkisime, et tegelikult see uue auto või siin nii-öelda premium klient on tegelikult juba ju pööratud sellesse elektriauto usku. Nemad olid nagu need esimesed adopteerijad, võtsid need kallimad autod, mis seal salata. Ja ega need autod olidki baseeritud sellel, mis muidu müüb, eks ju, kas või ICE, ehk siis internal combustion engine, ehk siis sisepõlemismootoriga autode puhul, mis meil praegu läheb, on keskklassi maastur. Täpselt samamoodi oli ka meil on ju ID4 olnud tegelikult suhteliselt edukas mudel.
ja vastavalt sellele ehitatakse, mida inimesed tahavad nii-öelda. Kas neil seda on vaja, see on nagu teine küsimus, eks ju. Ma ei tahtnud üldse vahele segada, aga lihtsalt võtta veel ka siin sõnasabast kinni, et see ei ole muidugi üldse, see ei ole see nagu Volkswageni probleem, aga kui juba läheb see laiemalt kogu sellesse elektriautode vaatesse, siis tegelikult kõige suurem probleem on ikkagi, et tavalisel inimesel ei olegi seda autot selles mõttes laadida ja siis tal tekibki see sama ärevus esiteks, et kiirlaadija, see on kallis, et tal on seesama mõttemuster, et bensiinijaam võrdub, käisin ruttu pissil ja võtsin mingisuguse hamburgeri ja siis sain paagi täis. Elektriauto puhul ei saa seda niimoodi teha, kui sa nagu selle sama mustri kannad üles elektriauto peale, siis ma ütlen sellise bensiiniauto mustri, siis ta ei ole tegelikult atraktiivne ja ma pean ka tunnistama, et kui mul ei oleks tegelikult kodus elektriauto laadimise võimekust ja ma ka seda ei saaks, nagu tegelikult see ju väga paljude inimeste pea kohal on ju reaalsus. Võib-olla ka suhtuks elektriautosse tegelikult hoopis teistmoodi, et ma näen, et autotootjad proovivad küll kõike teha, et teeme nüüd väiksemate akudega autot, siis on inimesed kurjad, et siis nad ei jõua Tartusse, teeme suurematega, siis on nad jälle kallid, aga tegelikult see kõige kitsam koht on ikkagi, see pall ei ole nagu autofirmade käes tegelikult, see on just selle laadimisvõimekuse käes inimestel kodudes tegelikult või selle mõttemustri muutmises. Mitte ainult, mina ütleks, et see on laadimisvõimekuse käes autodes ja välistes laadijates ka, sest et ükskõik mida me teeme, fakt on see, et me ei saa kunagi niimoodi, et me 100% inimesed kodus laadida. Eesti tingimus eriti või siin Ida-Euroopas, kus meil on suured korterelamud, mis tähendab seda, et me peame saama autod ja taristu selliseks, et punkt 1 nagu tehakse Inglismaal, et iga lambiposti juures saab laadida, see on pistik, eks ole, viipad oma kaartki ja laed aeglaselt siis küll. Et kui sa pargid tänavale, siis tänavavalguste posti küljest saab laadida ka. Ja teine asi on see, et ikkagi laadimiskiirus ja mulle tundub, et siin ei ole mitte see, et Kattel ja BYD näitavad, et meil on nüüd 1,2 megavatti post, eks ole, vaid pigem see, et selle auto laadimiskurv või selle aku laadimiskurv oleks nagu parem, kui ta praegu on, et see 10–80% jääkski sinna 150 või 200 kilovatt-tunni koht kanti, eks mitte ei oleks see, et ta 10 juures on 100 või 150, nagu ta praegu autodel on ja siis 30 juures ta kukub juba 50 peale ja 70 juures kukub juba 10 peale, eks ole, et see nagu ei ole jätkusuutlik, et me peame üle saama sellest, et inimene saaks nagu ka nii-öelda siis avalikus laadijas, ma ei tea, 15 minutiga maksimaalselt oma aku nagu normaalselt täis, mitte juba 100%, aga normaalselt täis. Sest me ei jõua kunagi selleni, et Lasnamäe inimesed saavad kodus laadida. See ei ole nagu realistlik. See ongi tegelikult väga kurb, sest et kogu see elektriautode kasutusmuster on teine ja see, et tänane autoomanik kogu aeg üritab seda oma bensiini mõttemaailma sinna elektrimaailma viia. See ongi tegelikult vale, et elektriauto peabki olema selline, et ta laeb siis, kui ma teda ei kasuta, mitte et ma ei lähe teda laadima. Ja seal ongi see, et kui sa lähedki toidupoodi, viskad selle omale laadijasse ja kui sul 15 minutiga vabalt täis saab, sul ei olegi probleemi, et sul kodus ei ole laadijat. Ainuke vahe on hinnas. Ega ma võin siin korra vahele segades öelda, et ma ise elan Lasnamäel ja mul endal oli 2 aastat elektriauto käes. Et muidugi ma sõidan sellega, mis mulle firma annab, eks ju. Aga sõitsin ja ma sõidan väga palju. Ma sõidan pikki otsasid, ma sõidan üle Eesti. Eks ju, et ma vastutan Kuue esinduse eest, mis tähendab seda, et ma pean sõitmagi päris tihti Tartusse, Viljandisse, Pärnusse, Jõhvisse. Ütleme niimoodi, et Jõhvi sõit kunagi oli võib-olla kõige hirmutavam, sest et seal laadimisvõimalused olid kõige hõredamad. Ja ma elan väga suures kortermajas, küll mitte paneelmajas, aga ma täitsa sain hakkama ja see ongi, tulebki see sisse, et ma läksin sinna poodi ostlema, kus oli elektrilaadija. Panin laadima, siis käisin ruttu lapsega poes ära, 20 minutit. Mul juba oli seal, mis iganes protsent oli juurde tulnud. Et täiesti kunagi ma teda täis ei laadinud, aga selles suhtes, et nagu selle 80% piirimaile ma sain teda pidevalt. Ja see tähendas seda, et ma sain teha järgmise pika sõidu. Ja juba sul elektriautoga on see, et tegemist on teistsuguse autoga, kui on sisepõlemismootoriga auto. Sa pead ise ennast natukene ümber harjutama ja ümber mõtlema. Eks siin ole ka väga palju tööd ka esinduste käes, eks ju, müügimeeste käes, et kuidas nad kliente
kliente siis konsulteerivad, kuidas nad neid aitavad, kuidas nad neile selgitavad ja ma ütleks niimoodi, väga tihti jääbki see selgitustöö tegemata ja siis inimesed satuvad hätta ja siis tulevad igasugused need halvad tagasisided ja probleemid, olgugi, et tegelikult probleemi ei ole. Et isegi ütleme niimoodi, et esimese selle poole aasta ma sain just vastu talve, sain oma auto kätte ja siis oligi see, et esimene talv ma õppisin selle autoga sõitma. Noh, see tuleb nagu inimesed, kes on eluaeg autonduses olnud. Et ma teadsin nagu see teooriat, aga ikka tegin neid vigu, et kus ma siis hüppasin külma autosse, kõvas oli -15 kraadi ja mõtlesin, et hakkan Tartu poole sõitma, et mul mingi 60% akut, küll ma jõuan sinna tikupoisini. Aga selle külma akuga ma tõmbasin ta juba tühjaks ja siis pärast viimast kilomeetrit värised. Oleks pidanud aku soojaks tegema, panema korra laadiasse ja korras, ei ole probleemi. See on sul väga õige ja mul tuleb kohe meelde ühe sõbra jutt, kes käis reisil kuskil seltskonnaga, rentisid selle auto, elektriauto reisil, talvises suusareis vist oli. Ja tuli tagasi jube halvad elektriautod ikka, et nagu see küll ei lähe kuhugi. See oli kokkuvõte, punkt. Ja siis, kui sa rohkem räägid, siis on see, et ta ei saanud aru, et need laadimise otsikud ja mis seal tema autol oli ja kus need asud ja kuidas need leida ja kui laetud sai meil jube hea sõita, nagu ikka oli väga mõnus ja kahe, aga noh, aga see on see esimene emotsioon, on see üks lause, et ei, see on ikka halb. Seal on ka tegelikult ikkagi veidi nagu selline, ma ütleks, et autotootjate tegemata töö või tarkvara optimeerimise küsimus veidi, et päris tihti kuulatakse selle üle, kuidas talvel on aku siis mahtuvus palju väiksem, aga tegelikult probleem on ka see, et seda ei näe nagu realistlikult, eks ole, et see nii-öelda see tarkvara ei saa aru, kui palju seda akut siis tegelikult nüüd on või palju see aku võimeline on, et kui ta mulle ikkagi talveilmaga näitab alguses 400 ja 10 kilomeetri pärast ka 400 ja 50 kilomeetri pärast 200, et siis nagu ta ei suuda nagu kohe seda kalibratsiooni ära teha, et ta suudaks ennustada. Ma vaidlen vastu tugevalt. Kusjuures mina vaidlen ka siin vastu nagu Vaakgrupi auto kasutajana, et vähemalt ma ütleks küll, et Volkswagenid minu kogemuses näitavad pigem kohati see negatiivselt, ühesõnaga väga õigesti seda prognoosi. Okay. Ilmselt kogemusi on erinevaid, aga olles ka siin sõitnud praegu väga paljude erinevate elektrikatega, kipub ikkagi olema ka nii, et seda positiivsust ikkagi paljudel brändidel on rohkem kui võiks, et noh, rääkimata kunagisest Nissan Leafist, mis oli väga optimistlik. Ma mäletan, kolleeg Tarmo Autogeenusest kirjutasid artikli sel teemal, kuidas ta sõitis, ma ei mäleta Rakverre või pidi Narva sõitma ja Rakverre sõbra juurde, sest et lihtsalt see range, mis alguses näitas, oli pärast nagu üle 2 korra väiksem reaalselt. Aga noh, see jällegi oleneb ju nii mitmest asjast. Aga see ei olnud Volkswagen auto, see oli mingi teine asi. Vahet ei ole, mis brändi auto see on, see oleneb nii mitmest asjast, et kas sa valmistasid auto ette enne, kui sa läksid sellele maanteesõidule. Sellest juba tuleb ka küsimus, sest et ma ütleks niimoodi, ma teinekord toon paralleeli elektriautode ja diiselmootorite vahel. Et nad mõlemad tegelikult on väga efektiivsed, mis tähendab seda, et nende nii-öelda soojene, et kuidas nad ennast üles soojendavad, käib neil väga keeruliselt, eks ju. Et noh, tänapäeval on elektriautodele pandud ju lisa need kütteelemendid ja nii edasi akudele, kus ta siis saab seda aku, no sisuliselt on akudele kliimasüsteem paigaldatud, et ta saab sättida vastavalt aku valmis, kas siis sõiduks või laadimiseks, no mis iganes. Aga kui sa näiteks lähed maantee peale sõitma, siis nagu diiselmootoriga, sa vaatad, kuidas sul jahutusvedeliku näidik hakkab langema sinna sinise poole. Et nad lihtsalt, see efektiivsus on sedavõrd kõrge selle püsival kiirusel, kui sa pidurdad, kiirendad, muidugi siis temperatuur tõuseb. Minu mõtte kokkuvõte oli ka see, et see mõttemall tegelikult on natuke teistsugune, et kui bensiiniautot mindi tankima spetsiaalselt tankimise pärast, siis tegelikult elektriautoga peaks olema vastupidi, et sa saad laadida seal, kuhu sa lähed tegema hoopis muid asju, et siis oleks kõik väga hästi, olgu see sul siis öösel kodus, kusagil poes käies, et see laadimisvõimekus peakski tulema niimoodi järgi ja muidugi teine teema on siis see hinnastamise pool, aga siin on ka juba erinevad pakkujad päris nutikaid pakette hakanud välja töötama ja pakkuma, kus sa saaks võib-olla võtta ka siis kiirlaadijasse kaasa oma koduelektri hinda ja kui sellised lahendused ka jõuavad, siis see kindlasti muudab asja paremaks. No, samas, kui me hinnast räägime, siis ma olen ka vaadanud, väga palju kurdetakse, kui kohutavalt kallis on meil elektriautot laadida kiirlaadijas ja siis ma nagu kohati julgen imestada, kui inimesed ütlevad, oi täitsa lõpp, et käisin tikupois, kus iganes 35 senti küsiti kilovatt-tunni eest, et see on nagu röövimine päise päeva ajal. Ja siis, kui Inglismaal nagu tehakse sellist pulli, et küsitakse 79 senti, keegi nagu imesta ja samal ajal, kui kõrval Tesla laadijas on 45, siis firmad imestab, miks neil nagu ühtegi inimest laadimas ei käi.
et meie hinnad on nagu palju paremad kui nii mõneski mujal Euroopa riigis. no isegi nagu sellised, kui me võtame need laadimised, tegelikult ma tahtsin tuuagi selle väikse varjukülje siia, et mis puudutab seda avalikku laadimist. Et kui me tegelikult laeme siin üle 20 kilovattise võimsusega, siis tegelikult seda võetakse juba nagu kiirlaadimisena, eks ju. Et mis teoreetiliselt tegelikult rikub seda auto akut. Et tegelikult ju nagu telefonidelgi on sul olemas ju see battery safety nii-öelda see option, et lülitad sisse, see kaitseb sinu akut kuni 80-ni laeb, autode puhul ka soovitatakse kuni 80% laadida. Aga siin näiteks Adak tegi, kas oli aasta tagasi või paar aastat tagasi, tegi 100 000 kilomeetri testi ID3-ga. Ja sõitsid 100 000 kilomeetrit niimoodi läbi, vist oli aastaga ja ainult kiirlaadimisest. 100 kilovatti pluss võimsusega laadisid. Ja siin hoiatatakse küll, et siis aku degradeerub väga kiiresti, aga selle 100 000 kilomeetriga kõige ekstreemsemates oludes läks 93% akut oli alles veel. Et võttes seda, et kui palju keskmine inimene sõidab ja kui sa laed veel teda nagu nii-öelda normaalsetes oludes, ehk siis vahetavahel selle 11 kilovatiga, vahest 20 kilovatiga. Et tegelikult see aku nagu eluaeg kasvõi, et mingisugune 10+ aastat on täiesti reaalne. Kas mitte ei ole ka seotud argument või ütleme selline asi, mis seda elektriauto akut mõjutab, on ju kõige hullemini kõrge temperatuur. Kiirlaadimisel on vist temperatuurid ka tõusevad. Ja Eesti selles mõttes on sellises parasvöötme siin otsas, kus meil on päris hea, et vean Ameerika lõunapoolsemate osariikides on need Teslad surevad kogu aeg sellepärast, et akud seisavad päeval siukse 50-kraadise kuumusest Celsiuse järgi suvel, eks. Ja kui sa ei hoia aktiivselt seda kliimaseadet ei oleks, siis need akud eluiga väheneks veel kiiremini. Ega see ongi ka praktiliselt kõigil tänapäevastel elektriautodel on nagu nii-öelda see sisseehitatud aku kliimasüsteem olemas. Pluss veel tegelikult ka, et seda akut kasutatakse ka ju selle nii-öelda soojuspumba töös ka talvel, et ta kogub nagu seda, ütleme scavenging pump, et ta võtab mis iganes soojusenergiat, toodab see aku üle, siis ju toodetakse, tuuakse sulle salongi. See on see soojuspump, mis sa mainisid, on üks väike asi, mis need inimesed, kes esimest korda saavad elektriauto vastu huvi tundma või ostma seda, siis ma ei tea, nendele tuleks mingi kursus korraldada, et mis on soojuspump, sest et jällegi Eesti kliimas see on ikkagi ju väga-väga vajalik asi. Kuritahtlik on üldse see, et Eesti kliimas meil müüakse elektriautosid, millal seda ei ole. Et selles mõttes, jah, on siin mudeleid, kus sa vaatad kõige soodsamaid hindu ja siis selgub, et ei ole soojuspumpa. Nii ei tohiks üldse olla. Tahtsin sama asjani jõuda, et mina, kes ma ei ole elektriauto omanik, aga nagu kogu aeg vaatan, et äkki kunagi ikka ostaks, siis kaks asja, millest mina arvan, üks asi on see, et mis mõttes ei ole Eestis kõigil autodel soojuspump standardis, ma ei saa sellest aru. Ja teine asi on see, et mis mõttes ei ole kõigil autodel käsitsi nupust sisse lülitada aku e-soojendus, ma pean panema auto enda navi selleks, et ma ei saa ise valida laadijat ja siis vajutad nuppu, et hakka nüüd soojendama, eks ole. Uuematel mõnendel on, aga mitte kõigil. Et need on nagu kaks asja, mis peaks tulema elementaarsed. Kuidas Volkswagenil täna on? Kas on olemas? Ma ütleks nii, et kas ma tohin seda öelda või mitte, et see on niisugune nagu automüügi võib-olla saladus, aga samas see on puhas loogika. Et kui sa võtad, et see soojuspump võib maksta, olenevalt tootjast 600 kuni 1000 eurot, mõnel on võib-olla isegi kallim, on paar tuhat eurot. Aga olgem ausad, et kui me paneme hinnakirja üles ja meil on valik, et kas me näitame hinda 39 990 või näitame 41 000, sellel on nagu psühholoogiline oma siukene märk. Et see on siukene paras nii-öelda köiel kõndimine, et leida see parem variant ja vahetavahel on see nagu tootja poolt ka määratletud, eks ju. Et kus siis ongi see, et kus tootja nagu ütleb, et nüüd sa saad siukese auto, see on baasis on niimoodi varustatud, ja lisavarustus on siin, aga sa ei saa niimoodi päris süsteemides ei saa panna, et auto nüüd kohe tuleb automaatselt selle kamakaga. Kas tegelikult ma segan korra vahele, et kas tegelikult täna ka ikkagi Volkswageni alumise hinnataseme autod tulevad ilma soojuspumba? Osad küll, jah. See oleks nagu sellise toreda, ausa, eetilise müügimehe töö täitsa heas mõttes tegelikult alati kliendile öelda, et
aga siin seda ei ole. Ei, aga me alati või noh, vähemalt noh, ma tegelen ka väga palju müügi koolitamisega ja üldise nagu selle kliendi teeninduskvaliteedi koolitamisega ja üks asi, mis ma alati ütlen müügimeestele, et olge alati ausad. Et kliendil on nagu niimoodi auto suhtes valetad, no valel on niivõrd lühikest jalad ja sa kaotad selle kliendi, sest et päeva lõpuks on see, et me tahame jätkusuutlikku äri teha, eks ju, et kliendid oleksid õnnelikud, see tähendab seda, et nad tulevad meie juurde tagasi. Ma tahangi sellest sõnasabast kinni võtta, et nüüd veel võib-olla tõmmatagi vaikselt kokku just sellise mõttega, et kas Volkswageni kliendid on õnnelikud ja mida Volkswagen selleks teeb, et siin noh, kõik teavad rohkem või vähem hiljuti, et tarkvaraga kuidagi kliendid mõnikord ei ole õnnelikud, minu enda auto aknad ka lähevad millegi pärast aeg-ajalt hoopis lahti, kui ma neid kinni panen ja noh, siukseid huvitavaid trikke kuidagi viskavad need Volkswageni autod ja kogu see tarkvara pool on nagu ta on, et kuidas sealt nii-öelda teiselt poolt seda lava vaadatuna see seis üldse on, et kuidas need numbrid liiguvad ja kuidas mõtted on Volkswagenil? Kui üleüldse vaadata, kuhu praegu Volkswagen liigub, et tegelikult meil siin märtsi lõpust hakkas rebranding ehk siis see, et mitte ainult see, et meie nii-öelda nagu see marketing kuvand või selline, aga üleüldine nii-öelda toote strateegia ja toote kuvand on nagu muudetud. Et noh, sellest ka tuleb näiteks need nii-öelda tarbijasõbralikud autod, need ID1-d, 2-d ja nii edasi, et mis siis sobivad kõigile. Ja ühtlasi see kandub üle ka softi poole peale, et võimalikult teha ta kasutajasõbralikumaks ühtlasi, et võib hakata nägema rohkem nuppe autos. Ehk siis, et autotootjatel, üldse tootjatel on palju lihtsam ja odavam toota ainult neid puutepaneele erinevaid, eks ju. Mis seal salata, ega põhjus tegelikult ongi rahas, eks ju, et see on ju palju odavam. Olles siin ka palju Hiina autodega viimasel ajal sõitnud, ma pean küll ütlema ikkagi VAK-grupi kiituseks seda, et tegelikult see auto tarkvara väljanägemine auto kasutatavuse mõttes on ikka kuradi hea. Et kui sa paned sinna kõrvale selle kribu-krabu, mida hiinlased pakuvad, ta võib olla küll kohati ilus ja võib olla ka mingite ägedate funktsioonidega. Aga kas see on selline vanakooli tootja või et selles mõttes on nad õigel teel vähemalt ei ole visatud nii-öelda siis pesuveega kogu seda vana head know-how'd välja, et tegelikult kogu see graafika ja kasutatavus ja see on ikkagi VAK-grupi autodel väga hea. Ma süüdistaks Apple'it sellest. Võib-olla siis tõesti jah, et auto ei ole nagu arvuti, et autosse ei tule panna seda iMaci. No tegelikult ma siin sõitsin, ma ei tea, kas nüüd nad on revisioni teinud või mitte, aga sõitsin BMW iX-iga, eks ju, mis on nagu premium elektriauto ja seda ekraani ma vaatasin ja võtsin nagu selle nii-öelda äpp menüü lahti, mul läks silme eest kirjuks, sest et see oli täpselt nagu iPhone'i menüü, aga see on nagu sinust mingi 50 senti eemal ja sa pead sinna küünitama ja nad on täpselt näpu otsa suurune. Ma tahtsin lihtsalt jõuda selleni, et pigem, et näiteks meie rebranding ongi see, et me teeme inimesele sõbralikke autosid, et ühesõnaga see ongi nagu inimestel kasutamiseks. Mitte see, et me nüüd saame kuskil panna puutetundliku paneeli, sellega paar senti kokku hoida. Olgem ausad, mida seni on pandud. No, aga need on trendid ka, et see on nagu moodne, see on, ütleme nii, et see on see perceived luxury, et kas see on nüüd reaalselt on see luksusene? Vist mitte, aga kas see tundub luksuslik, äge? Jaa, et kui sa võtad kas või teatud Jaapani tootjad, et vaatad nende Jaapani siseturu masinaid, no mida rohkem nuppe, seda kallim auto. Ütleme nii, sest et see on nagu see vanakooli kasutaja, tema tahab nagu seda, et ma vajutan nuppu ja see nupp teeb seda, mida ma tahan, et ta teeks. Või et ma ei pea hakkama kuskilt menüüst taga otsima, kuidas oma ventilatsiooniluuki kinni panna, mida ma võiksin teha ühe kangikesega. Üldiselt, kui vaatame nagu müükes, ma küsin, et kuidas sulle tundub, et teil läheb nagu viimasel ajal vähemalt Euroopa mõistes üsna hästi, et kui vahepeal tundus, et Volkswagen ei lähe nagu seal elektriautode maailmas väga hästi, siis vaatan siin viimaseid numbreid ja esimeses kvartalis oli Volkswagen Euroopas Teslast mööda läinud ja see on ainult Volkswagen, et kui me lisame siia juurde Škodad ja Cuprad ja teised VAK-grupi autod, siis tegelikult see dominants on päris suureks muutunud viimasel ajal, et Euroopast on oma kodumaise autofirma üles leidnud, tundub mulle. Ma ütleks isegi tegelikult Baltikumi tasandil, et kui vaadata, kas meie, me võtame siin kokku nii sisepõlemismootoriga kui ka elektriautod, aga ma korra kommenteerin sinna ka juurde, et meil oli üle 20% oli see turuosa. Mul praegu täpne number ei tule meelde, et
aga noh, see oli Baltikumi mõistes väga suur number, on ju. Et umbes 1710 autot andsime kätte Baltikumi peale, mis on täiesti sihuke väga muljetavaldav number. Aga sellest enamus oli FEV-id näiteks, ehk siis plug-in hybrid electric vehicle'id. Ehk siis meie uue põlvkonna plug-in mudelid on osutunud üle ootuste tugevaks performeriks. Siin on ka see, et firmad ostavad selle pärast maksu maha saada. Eraisikud kus juures. Mina olen kogu aeg arvanud, et see on kõige mõttetum autoliik üldse, et ostas juba elektrikas või ostab bensukas. Tahtsid 2 mootorit kaasa ilma asjata. Ma arvasin sama. Saad sõita elektriga, aga sul on see garantii on kaasas alati. Ja aga see teeb keeruliseks oma auto ja pärast on keeruline hooldada ja kallis ja müütanud, minu peas on see niimoodi. Ütleme nii, et jah, võt siin on, et jällegi jõuame müütideni. Et ausalt öelda ma arvasin täpselt seda sama. Ja ma seda mõtlesin just nagu eelmise põlvkonna FEV-ide suhtes, kus siis sul oligi sõiduulatus 20-40 kilomeetrit ja siis on nagu palju õnne, et nüüd sul on tavaline bensukas, mis siis on hulka raskem, kui ta võiks olla. Kui sa võtad nüüd kas või meie uue põlvkonna tooted ja siin ka mõned teised Saksa konkurendid on sõiduulatused on juba pikemaks läinud. Ehk siis meil Tiguanil, Tayronil, siin Passatil, Golfil on sõiduulatus mis 100-120 kilomeetrit ja see on reaalselt, sa saad selle kilometraaži kätte. Ja see on 19, midagi on see akumahtus kilovatt-tundi siis. Ja sa saad sisuliselt teha kõik oma sõidud ainult elektri peal, aga sul on lihtsalt see valikuvabadus, võib-olla kindlustunne, et sa võid minna teha road tripi ja sa ei jää kuskil hätta. Ja kui me võtame ka nagu see inimeste nagu psühholoogia, et ma ütleks, et praegu on nagu see FEV on palju tugevam ja mõistlikum nagu see vaheetapp klientidele, kes kahtlevad praegu elektriauto ostmisel. Sest et ma ise olen ühes teises brändis töötanud aastaid ja olen müünud seal hübriide, ehk siis need esimeste põlvede hübriidid. Et ma olen lihtsalt näinud nagu seda evolutsiooni ja miks inimesed ostsid ka selle brändi hübriide. Et see oli ka nagu muidugi kütuse kokkuhoid ja kõik muu. Kas täna Volkswagenil on sellised autod, mis sõidavad juba elektriga üle 100 ja bensiiniga siis mitusada reaalselt olemas ka? Loll küsimus, ma ei ole mudelivalikut vaadanud. Nagu ma mainisin, kõik need siis meie põhimudelid, Golf, Passat, Tiguan, Tayron, neil on need olemas. Kas mina küsin seda, et sina kui oled seal teisel pool sees ja näed seda asja, mis tegelikult toimub, eks ole, et kas minu arvamus on väga naiivne ja rumal, et võib-olla see tulevik ei võiks olla mitte siis selline tänapäeva mõistes PHEV, aga pigem EREV, ehk siis kus on ainult elektrimootorid rataste küljes või nii-öelda ja siis generaator, mis elektrit toodab, et sul peaks olema ühendatud see bensiinimootor siis füüsiliselt nagu ratastega. See täiesti oleneb selles suhtes, et kui näiteks võtta Fisker Karmad, eks ju, muidugi ma siin ka nagu toetun sellele, mida ma olen meediast lugenud ja nii edasi, sest ma ise ei ole nendega sõitnud. Aga ütleme niimoodi, et eks seal ole mingisugused efektiivsuse probleemid võivad tekkida, aga selle sama sisepõlemismootoriga omad probleemid, kui ta on lihtsalt ainult generaatori rollis. Ja siin on need mootorid läinud. Et eks siin oleneb ka, et kuidas keegi paketeerib asja. Et vaadake autode puhul on see, et võtad nagu laptopi, eks ju. Et tahad teha võimast laptopi, aga siis sa oled piiratud ju tegelikult selle korpusega, et mida sa sinna sisse saad mahutada, et sa ei saa sinna hiiglaslikku desktopi videokaarti panna. Täpselt sama on autodega. Lihtsalt sellisel juhul ju saaks kohe lahti käigukastist. Nii ja naa, vaata, ma ütleks niimoodi, et jah, isegi näiteks ma võin tuua kohe konkurendi, et Toyota, eks ju, Toyotal nende hübriididega neil ei ole käigukast, neil elektrimootor töötab kui käigukast. Sisuliselt kogu jõud läheb läbi elektrimootori. Olgugi, et sellest läheb ka see ICE võimsus läheb, ehk siis sisepõlemismootori võimsus läheb sealt läbi. Aga sellega tulevad teised probleemid, et kuidas see käigukast siis töötab. Et Toyotate puhul on see nagu kummi venitamine, eks ju, et vajutad gaasi põhja ja siis võib-olla üks hetk ta hakkab kiirendama. Võid seal võib-olla raamatut lugeda vahepeal, aga siis sa võtad teistpidi jällegi, et on ka teatud elektriautodel on käigukastid olemas. Võtame Porsche Taycani, et kus ta käiku vahetab reaalselt. Aga ta annab sulle vahetuma ülekande, aga see on varjukülg see, et ta teeb seda suhteliselt rabedalt. Aga kui me võtame praegu meie see DSG kastiga seotuna, siis ta annab palju, ütleme niimoodi, et ta annab palju meeldivamalt seda jõudu edasi, sest ta käitub nagu normaalne automaatkast. Sõidab nagu tavaline auto ja see on ka nagu see, et me tekitame kliendis nagu seda turvatunnet, et ta sõidab tavalise autoga.
olgugi see, et mis teda edasi liigutab, on midagi uut. Need on väga tegelikult olulised nüansid, aga noh, meil jääb siin vaidlemiseks veel kõvasti materjali ikkagi, kas nüüd minna siis hübriidi täiselektrilise või millegi muu peale üle. Me saate aeg on läbi, igatahes teame, et kutsume Kristjani võib-olla jälle saatesse, kui see elektrifitseerimise teema kao mitte kuhugi ja tegelikult jube põnev ka see muutus. Tundub mulle nagu positiivsena vähemalt, et Volkswagenil võiks siis hakata minema paremini vähemalt, kui on seni läinud mõnedes valdkondades kogu selle pika jutu kokkuvõtteks, mis on tore. No täna juba, et vaatad, kuidas need ekraanid ja asjad töötavad, et see on juba väga meeldiv, et noh, isegi Volkswageni kasutajana iga päev sõidan nendega, et iga päevaga läheb aina paremaks, patchid, asjad tulevad ja ei pea minema esindusse neid tegema, see on veel üks nagu pluss, et auto ise teeb ennast korda. No kindlasti me tahame proovida ka sõita nende just plug-in hübriididega, kui sa ütled, et need on juba sellisel kujul olemas, et oleks nagu hiinlastega ka võrdlus. No näed, siit tänasest saatest üks siis mõte ka üles, mida kindlasti edaspidi kuulajatega jagame. Praegu ütleme ka kõigile osalejatele aitäh, kuulajatele suured tänud ja arvestage, et oleme tagasi nädala aja pärast digisaatega. Nägemist! Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.